Nii. Kurat, ära vibeeri ole, kui... No midagi keerulist ei ole. Täpselt, midagi keerulist. Tuleb lihtsalt seletada nii, nagu ise oskad. Teeme intro uuesti. Mul läks veits sõlme. Tere tulemast, kallid vaatajad, Samm Vabadusse podcasti. Minu tänaseks külaliseks on vaieldamatult üks parimaid klassikalisi jõutõstjaid, kes siis omab siiani ka näiteks erinevaid rekordeid. Kui rääkida rekorditest, siis näiteks maailma mastaabis juuniorite kükirekord on selle mehe käes ja ka Euroopas on ta hästi palju erinevaid rekordeid saavutanud ja sellest saame ka lähemalt rääkida. Meil on külas Alex Eduard Rahus. Tere, Alex. Tervist. Kõigepealt, jah, räägime nagu sellest, et meil on siin väga erinevad inimesed käinud, et minu podcastis on käinud siin sportlasi, on olnud YouTubereid, erinevad muid nagu selliseid inimesi, aga sinust me justkui praegu saame nagu rääkida ka nagu sportlasest. Sa küll ei tegele enam jõutõstmisega nii aktiivselt, aga siiamaani sa tegeled jiu-jitsuga ja erinevate selliste võitluskunstidega, kuid kellena sa ennast nagu ise nagu pead, et kas sa oled siiski jätkuvalt sportlane või kuidas me siin nii-öelda tutvustada saaks? No pigem ikkagi sportlane, see on ikkagi olnud kogu aeg minu elu nagu siuke põhiline osa, et ma jätkuvalt teen sporti väga palju, et nüüd küll rohkem jiu-jitsut on ju, ehk siis nagu lukumaadlus. Ja no jõutõstmist teen ka vaikselt, vahest kui tuleb tuju, siis võistlen, aga noh, mitte enam nii palju, et jõutõstmine on jäänud pigem tahaplaanile, aga noh, üleüldiselt mulle meeldivad igasugused sportlikud aktiivsused, et poksimas käin näiteks on ju, kickboksi, no kõik olen teinud, et sükest, või siis MMA stiilis on ju, kes siis rohkem teab nagu puurivõitlus on ju, et sükese asju nagu, selliste asjadega praegu nagu tegelen. Kui rääkida üleüldse nagu spordis, siis tegelikult nii palju, kui mina olen nagu näinud, siis ükskõik millist sporti sa oled harrastanud, et kas siis jah, siin tegelenud rohkem võistluskunstidega või jõutõstmisega, siis ükskõik mida sa ka nagu proovinud oled, sa oled tegelikult mõnes mõttes päris edukas nendes asjades. Et kui me räägime tõstmisest, siis oled sa nagu maailma mastaabis väga häid kohti saanud, ka rekordeid purustanud. Ja näiteks kui võtta ka need nii-öelda võitlused, siis sa oled ka nendes saanud väga häid kohti ja ka siiani, et mis sa ise oskaksid öelda, mis on nagu sinu nagu selline nii-öelda eduvõti või kas selle taga on nagu selline raske töö või mis on nagu selle kõige taga? See on ikkagi pigem raske töö, et siuke noh, et mitte miski tule ju niisama, et hakkan tegema ja noh, kohe olengi andekas enam-vähem. Et ikkagi tuleb kõvasti tööd teha ja noh, ma arvan, et ikkagi jiu-jitsus on ikkagi see, et see on selle raske töö tulemus on ju, et miks ma ka seal olen nagu medaleid saanud, et see ongi see jah, noh, trenni tuleb teha, aga siin ei ole lihtsalt siukest lihtsalt eduvalemit ei ole, et ta raske töö on see õige tee pigem. Ja noh, muidugi asja tuleb nautida ka, et see peab endale nagu meeldima ikkagi ja praegu nagu jiu-jitsu on siuke asi, mis mul on nagu väga-väga meeldima hakanud, noh, siis kui ma juba alustasin 2015 1. jaanuar, eks ju, siis oli juba niimoodi, et see oli nagu see asi, mis ma vaatasin, et ma tahan seda teha nagu, et see oli siuke kuidagi nagu paelus. Et päris talendiks sa ennast ei nimetaks, et siin selle taga on kõik selline raske töö, järjepidev. Pigem küll jah, et ma ei ütle, et ma olen mingi talent on ju, ma ei ütle, et ma ei ole ka nagu mingi halb on ju selles alas, mis ma teen. Ma olen siuke pigem keskpärane, noh, võiks isegi öelda hea on ju. Ja noh, see on ikkagi ongi see, et selle tulemus on ikkagi see pidev
trenni tegemine ja pingutamine, et see ei tule nagu lihtsalt niisama. Aga kui me räägime siis nagu praegusest ajast, et praegu meil möllab siin selline nagu pandeemia nii-öelda, koroonaviirus on väga kõvasti nagu teemas sees, siis kuidas praegu nagu sinu treeningutega üldse on ja kuidas sul nagu praegu sellel pandeemia ajal ka nagu läheb? Läheb hästi, et lihtsalt see on see planeerimise küsimus, et kuidas ma need trennid nüüd suudan endale ära jaotada. Õnneks praegu on Tartus ei ole need piirangud ei ole nüüd nii hulluks ka läinud, kui on võib-olla Tallinnas on, et jõusaalis saab käia ja ütleme, need grupitrennid on ka siin 10 inimest trennis, et ma ikkagi olen suutnud ära jaotada niimoodi, et 3-5 korda nädalas üritan jiu-jitsut teha ja siis paar korda niimoodi üritan siis jõusaalis käia. Et üldiselt need numbrid tulevad mul nagu välja ka, et mis ma olen nagu ära planeerinud. Et kui on trenn, siis on trenn, et siis ma nagu lähen. Et ma olen nagu pigem seda meelt ka, et üritan mitte vahele jätta. Et ei ole sellist laiskuse momenti mul, et täna ma ei viitsi umbes ja niimoodi, et teine kord, et isegi kui olen väsinud, siis ma lähen teen natukenegi kasvõi, et pigem teha natukene, kui siis, et üldse ei tee nagu. Et see viib kindlasti, ma arvan, rohkem sihile, kui üldse ei tee nagu. Kuidas sa ise nagu ennast oskad analüüsida, et tegelikult olen hästi palju kuulnud ka erinevate nii-öelda tuttavate käest, kes ka sind teavad või mõned treenerid on sind justkui nagu sinu kohta ütlen seda, et sa oled nagu selline vana rahu ise, et samas sa ei põe väga palju nii-öelda asjade pärast ja püüad pigem olla nagu keskendunult oma asja kallal. Kuidas sa ise oskad seda analüüsida, et põed sa nagu tihti või oled sa pigem nagu kõva nagu enesekindlusega või kuidas sa ennast oskad analüüsida? Jah, ütleme niimoodi, et need inimesed, kes seda on nagu rääkinud, et nad ei valeta nagu selles suhtes, et mis puudutab nagu jõudõstmist, siis ütleme nii, et sellist võistlusnärvi kui sellist mul väga ei ole nagu enam. Et algusaastatel, kui ma kunagi alustasin hästi noorena, 14-aastaselt, et siis oli küll see, et jah, et ikkagi mingid aastad see võistlusnärv nagu oli, aga siis mida vanemaks sain, seda vähemaks see läks ja praegu on nagu niimoodi, et et enne võistlusi ma ikkagi öös magan nagu hästi, et mul ei ole sellist nagu umbes jubedat põeks või midagi, et võistlus nagu võistlus ikka, et ma olen nagu niivõrd, ma ei tea, kas siis ära harjunud või et niivõrd karastunud nagu sellega, et mul on isegi, ongi tihtipeale nagu võistlustel nagu raske ennast, kuidas öelda siis... Käima saada, just, et ma olen nagu lihtsalt nii, lähen sinna, mingit närvi ei ole, nagu, et see on nagu, mõnes mõttes see halb, et siis ma pean nagu natukene ennast käima tõmbama, et siis on hea. Et ütleme nii, et kui ma nagu sinna jõudeste platsile nagu jõuan ja lähen tõstma, et siis ma suudan ikkagi selle närvi nagu üles pumbata endale. Et kõrgema närviga on ikkagi nagu parem tõsta ka, et raskus on kohe käes kergem selles suhtes. Okay. Aga praegu sa oled aktiivselt ka nagu nii-öelda tegeled jiu-jitsu ja asjadega, kuidas nendel, et nüüd sa oled need enamasti tegelikult just peaaegu et algselt nagu leidnud selles mõttes, et sa ma tean, et sa küll treenisid, aga sa ei käinud nii tihedalt nagu võistlustel, nüüd sa oled aina rohkem nagu hakanud käima, kas nüüd juba selles rollis tunned ka ennast nagu vabamalt või ikka nagu ikka... Pigem vabamalt juba jah, selles suhtes, kuigi siin on nagu see närv on natuke teistmoodi, et see on nagu kahevõitlusala ikkagi on, et sa lähed nagu võistlustele ja siis sa nagu pead ju teisi inimese vastu seal nagu võitlema, on ju. Et seal on nagu seda närvi rohkem, aga siiski on jälle see, et ma suudan nagu, ma suudan ikkagi öösid rahulikult magada, et mul ei ole nagu seda, umbes jubedat põeks, et see, alguses samamoodi oli jiu-jitsus ka seda, aga tundub, et praegu läheb ka nagu rohkem üle seda ja mis kõige ägedam on see, et nii kui sa saad nagu sinna mati peal ära võistlusmatš juba käib, on ju, siis see närv nagu langeb kõvasti kohe.
et võib-olla vahetult enne matši võib-olla on kõrgem, on ju, aga siis nii kui sa hakkad ise võitlema, siis on nagu see, et siis saad selles mullis sees ja siis see nagu läheb kõvasti väiksemaks, et või ei pane nagu tähele seda närvi, et ei ole nii hirmus üldse nagu. Kui võtta sinu nagu esimest nagu võistlust, ükskõik kas tõstmises või siis jiu-jitsus, kas sa mäletad ka neid esimesi võistlusi, kas oli kuidagi nagu teistmoodi võrreldes nagu praegusega, et näiteks kui sa praegu lähed ka tõstma, et tegelikult ma tean, et alles hiljuti olid ka Eesti meistrivõistlused, ka seal tegelikult sa jäid esikolmikusse, et sellegi poolest, et kuigi sa mainisid, et väga palju sa sellega tegelenud ei ole, siis ikkagi läksid ja võtsid, siis kuidas sa analüüsida oskad, et jällegi, et kas midagi on nagu muutunud võrreldes selle algusega, selle esimese nii-öelda võistlusmomendiga ja versus siis nüüd? Sa mõtled nagu kõige sükest algsemat? Kõige algsemat, kõige esimest võistlust, mäletad sa? Mäletan väga hästi, mäletan. No ütleme nii, et kõige esimene võistlus, kui ma olin ikka päris nagu noor, siis võiks öelda nagu seda, et siis oli nagu see, et ma ei teadnud, mida oodata ja siis, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis mul ei olnud nagu seda võistlusnärvi, kõige esimene võistlus. Et siis oli kuidagi nagu teistmoodi, et ma olin ikka suuts noor, 14, kui ma esimest korda jõudust võistlesin, et võib-olla noortel ongi see, ütleme see maailmataju ja kõik on nagu teistmoodi võib-olla. Et siis nagu kuidagi ei osanud nagu üldse oodata midagi sellest, et lihtsalt tõstsin ära oma raskused, mis vaja oli teha ja muidugi sai medali ka, vist oli teine koht äkki kohe esimene võistlus. Aga jiu-jitsus, kas seda esimest matši mäletad või mäletan, jah, ütleme niimoodi, et närv oli küll kõrge, aga sükest asju ei olnud, et ma nüüd ei oleks, et mul oleks nüüd olnud mingi täiesti blackout, et ma tean, et osadel kahevõitlusaladel, kes on nagu proovinud, on ju, mis iganes see ei oleks, siis boks või MMA või jiu-jitsu, et räägivadki, et esimene matš, mitte midagi ei mäleta matšist nagu. Aga mul ei ole nagu sükest asja mitte kuskil olnud, ma olen boksis ka ju võistlemas käinud 2 korda ja ei olnud sükest blackouti küll, et ma mäletan nagu suht detailselt neid asju, et süke hästi veider kuidagi, et mõnel on totaalne blackout, mul on vastupidi, et ma mäletan nagu suht hästi. Kui tõstmisega sa nii-öelda algust tegid 14-aastaselt nii-öelda ja kuni juunioriteni välja, siis tegelikult sa järjepidevalt nii-öelda treenisid, tegid tööd selle kallal ja juunioritest tuli ka nii-öelda see selline maailmarekord, mida sa siis saavutasid KÜK-is. Kas seda maailmarekordi momenti sa ka mäletad ja mis emotsiooni see sulle tekitas, mida sa mõtlesid selle momendil? Mäletan, väga hästi mäletan. Mäletan seda, et raske oli. No nagu tõstis ikka. Raske oli, aga ma pigem võib-olla mõtlesin, et kui sa nüüd küsid seda, mis ma nagu tol hetkel mõtlesin, siis ma pigem mõtlesin seda, et kuidas see nii-öelda sooritus tehniliselt väga täpselt ja õigesti ära teha. Et seal ei olnud võib-olla seda, et seal sükest asja küll on, mis nüüd saab, issand jumal on, et sükest pabinet ei olnud, et ma võistlustel ikkagi, kui ma olen, siis ma ikka võtan ennast suht kõvasti kokku ja ma mõtlen suht täpselt tehniliselt need asjad läbi, kuidas ma nagu sooritan selle katse. Ja nii oligi, muidugi peale seda katset, kui ma ära tegin, siis loomulikult oli hea tunne, et ära tegin, on ju. Aga võib-olla täielikult kohale jõuab see ikkagi peale võistlust, kui oled selle medali ära saanud ja oled suutnud nagu aja maha võtta, eks ju, ja siis sul võib-olla siis nagu jõudis nagu kohale see, et väga hea, et süke, ikka olin õnnelik, kui ma ära tegin selle. Kas tollel hetkel polnud näiteks, ma olen seda katset näinud, et see ei saa öelda, et see oli lihtne, see oli kindlasti väga raske, aga kas oli ka nagu selliseid mõtted võib-olla, et kurat, et võib-olla oleks nagu sellel juuniori
vanusel suutnud rohkem võib-olla või tahtnud rohkem või midagi sellist? Pigem ei, selles mõttes, et kui ma esimest korda tegin selle maailmarekordi 2012, mäleta, kus nüüd täpselt, kas see oli Rootsis või Taanis, vahet pole. Aga siis, kui ma tegin selle 325 oli esimest korda, 325 kilo, siis see oli ikkagi suht täpselt valitud nagu raskus. Et seal, ma ütleks, et ei olnud väga palju nagu sees. Ikkagi, et see raskustunnetus on mul ka olnud nagu kogu aeg siuke väga täppi nagu. Et see, mis ma peale panen, selle ma nagu tõstan ära ja kui ma tunnen, et siit ei tule rohkem, siis ma lihtsalt, ma ei tõstagi seda raskust nagu. Et ma pigem jätan nagu tõstmata. Okay. Ja. Praegu on nagu aeg natukene nagu mööda läinud ja enam see tõstmisega nii aktiivselt ei tegele. Aga oskad sa ise lähemalt rääkida ka meie vaatajatele, et miks siis nii-öelda üks kirg valis nagu teise? No siin oli see kuidagi see jõu tõstmine kuidagi nagu mingi hetk ma lihtsalt tundsin, et see nagu ammendas veits ennast. Kuigi mulle siiamaani meeldib, et ma käin siiamaani, teen jõusaalis natuke nagu trenni ja ta on ikka nende jõutõstmiskavade järgi ja muidugi proovin uusi asju ka, aga seal oli kuidagi see, et lihtsalt see kuidagi enda jaoks nagu ammendas ära see niimoodi, et ma lihtsalt mingi hetk mõtlesin, et ma tahan nagu väikest pausi saada ja teeks nagu mingi aeg midagi muud. Ja siis oligi see, et leidsin selle jiu-jitsu, milles ma siis olen siiamaani olen treeninud üle 6 aasta juba. Ja ta kuidagi läks nagu niimoodi, et kui jõudõstmises kadus huvi ära, siis ma nagu tahtsin nagu mingeid muid asju proovida ja siis jiu-jitsu oligi nii-öelda see järgmine valik. Et seal oli samamoodi, ma ei oskanud midagi nagu eeldada, arvata, ma olin küll YouTube'ist vaatan mingisugused videosid ja asju ja kuidas nagu asju tehakse. Aga siis, kui ma tegin nagu nii-öelda selle baaskursuse ära, siis ma nagu leidsingi nagu seda, et see on minu jaoks nagu lihtsalt järgmine ala, mida ma võiks nagu teha edukalt. Et jah. Huvitav on minu jaoks nagu see selle juures, et tegelikult sa väga palju nagu tõstmisega nagu nii ametlikult ei tegele. Et sa käid pigem vähem, just. Käid jõusaalis ja teed nagu pigem aktiivselt trenni, et keha vormis hoida, eks ole. Siis jätkuvalt sa nagu käid ka võistlemas, et sellise vormi pealt võistlemas käia, miks üldse või kust see nagu idee tuleb, et ikka lähed ja võtad, et isegi kui võib-olla ei ole nagu järjepidevalt kogu aeg trenni teinud ja nii edasi. See on võib-olla siuke, et ma tahan nagu ennast kogu aeg proovile panna, et see ongi see ja mõnes mõttes naljakas, kui see ka ei oleks, aga treener ikka kutsub vahest, kuule, tule ikka võistlema ja klubi eest punkte ja siis ma ikka, miks mitte, et mul jõudu ei on, ja nõrgaks ei ole jäänud, et küll, me teeme ära, vaata, mis seal ikka siis. Et ta on kuidagi siuke, ma ei tea, ta on kuidagi lihtsalt siuke vahest nagu mööda minnes umbes, et me teeme siis ära ja võib-olla, ma ei oska nagu selgitada seda asja, miks ma nagu siiamaani veel käin võistlemas. Et ju see on ikkagi see, et mõnes mõttes tahan nagu jätkuvalt veel proovile panna ennast, et mis saab siis, kui ma ei ole nüüd nii tipptasemel treenitud, kui ma olin siis, kui ikka pidi minema MM-ile ja Euroopakatele ja näitama seda tippvormi, et ma arvan, et see on selle pärast pigem. Okay. Kui võtta üldse nüüd nagu minna nii-öelda samm edasi sellest sportvaldkonnast ja natukene rääkida nagu enamasti nagu sinu kirgedest, siis mis sa peale spordi ise nimetad oma kirgedeks, et mis sulle veel vabal ajal meeldib teha, et võib-olla ma ei tea, raamatuid loed või mingid muid asju, mis sa veel oma nii-öelda kirgedeks nagu pead? Võitlusspordi vaatamine näiteks, analüüsimine mõnes mõttes. Et näiteks MMA, eks ju, puurivõitlus. Klassikaline boks väga meeldib vaadata, väga meeldib natukene nagu analüüsida neid seal. Samamoodi jiu-jitsut jälgin.
need on niisugused, mida mulle meeldib teha, et noh, ma ei tea, kas seda saab kirjaks nimetada, see on, noh, võib-olla on, see on kuidagi niimoodi automaatselt, noh, teen seda, mis mulle meeldib, nagu. Ja noh, raamatuid loen ka päris palju, nüüd küll vähem, et ei ole nagu niisugust motivatsiooni võib-olla lugeda neid raamatuid nii palju, aga mingi periood ma lugesin päris palju igasuguseid, noh, psühholoogiast kuni, ma ei tea, investeerimiseni välja, et jah, no ütleme, et väga palju ei ole niisugusi vabal ajal neid kirges, et sport on võib-olla nagu niisugune põhiline asi, mida mulle nagu meeldib täiega nagu teha selles suhtes. Et olgu siis jõusaal või jiu-jitsu või poksimine, et see võitlus üleüldiselt nagu trennis. Et see on nagu see, mis köidab. No, köidab, jah. No võib-olla ühe asjana võiks veel välja tuua on niisugune reisimine näiteks, et kui mul on võimalus minna, siis kindlasti lähen, valin mingi huvitava koha välja, üritan pigem võtta niimoodi, et mitte niisugused tüüpilised turismikohad, vaid omal käel leian midagi, guugeldan, uurin hästi palju. Planeerin enda selle tripi nagu paika ja et võib-olla see on niisugune, mis ka tõstab nagu seda pulssi. Okay. Eks peamine on siis ikkagi nagu sport, on ju, nagu ma aru sain. Pigem küll, jah. Kuidas mis sa ise nagu loetled või mis sa ise oskad öelda selle kohta, et kuidas sa nagu need kired enda jaoks nagu üldse leidsid või kuidas nemad nagu leidsid sinu? Ma ei tea, ma ei oska seda seletada, see oli lihtsalt nagu üks hetk ma lihtsalt avastasin, et see sport on nagu see, mida mulle nagu meeldib jõhkralt teha, tekitab suus hea tunde, peale trenni on hea olla ja kuidagi siuke jubedalt mõjub, nagu mul on nagu see, et ta jubedalt mõjub nagu enesekindlusele ka, et kui see nagu teed pidevalt trenni ja treenid ennast, siis mul on kuidagi siuke see tunne on nagu hoopis parem, et ilma spordita võib-olla jah, et ma ei oleks võib-olla see, kes ma olen, on ju, kui nii võtta. Aga ma ei tea, ma ei oska seda niimoodi selgitada, kuidas see sport leidis mind või kuidas mina selle leidsin. See oli lihtsalt siuke hetk, kus ma lihtsalt sain aru, et ma tahan seda teha, lihtsalt see on nagu mulle hullult meeldib ja ma teen. Kuidas sa näiteks tõstmisesse sattusid, et kas keegi kutsus trenni või ema viis või kuidas see nagu välja nägi? See oli niimoodi, et kuna ma olen nagu spordiga seotud terve elu tegelikult on ju alates 7-aastasest peale, siis algselt ma käisin judos kuskil umbes 7 aastat. Ja siis, kui ma jõudsin sinna ikka, kus ma olin kuskil 13-14, siis oligi nagu see, et siis oli vist äkki YouTube'i sünniaeg oli ka vist sel ajal äkki, kui ma ei eksi. Et see oli YouTube hakkas nagu minema hullult populaarseks. Ja siis ma nagu hakkasin vaatama mingeid videosi YouTube'ist ja vaatasin, kuidas seal Ronnie Coleman ja Jay Cutler ja Arnold ja kuidas need kõik hullult trenni teevad. Ja siis see nagu oli see ka vist, mis nagu mõjus mulle, et ma vaatasin, need vennad on jõhkralt kõvad vennad, et hästi tugevad. Ja siis, siis oligi silmapilkselt oli nagu see, et pekki küll, et see on nagu see, mis ma tahan teha. Ja siis oligi nagu, ma ei tea, ei läinud väga palju aega mööda, kui ma hakkasin nagu jõusaalis käima. Lihtsalt. Et ja hakkasin nagu hullult trenni tegema. Ma tegin ikka meeletult, ütleme algusaastatel ma tegin meeletult trenni. Põhiliselt oli see jõusaalis, nagu, kui nüüd võtta nii-öelda jõutõstmise või ütleme nende jõualade seda algusaega, kus ma siis tegema hakkasin. Et muidugi ma olen proovinud ka igasuguseid erinevaid, et klassikalist tõstmist olen teinud, rammumest olen teinud, on ju, sangpomisporti olen teinud, kõik mul läbi proovitud. Aga ikkagi klassikaline tõstmine? Jah, jõutõstmine oli jah see, mis mulle nagu sobis. Seal oli kuidagi see ka, et
ma ei tea, noorest peale hakkas nagu ropult seda jõudu tulema ka ja siis ma ise nägin ka, et seal mul on võimalik nagu kuhugi jõuda ja siis sinna peale ma nagu jäin, jah. Okei. Kui nagu, mis ma küsida tahtsin, oli see, et siis ikkagi jätkuvalt on see vana hea reegel, et tegelikult sa justkui hakkasid ise otsima endale seda kirge ja sa hakkasid proovima ja üks hetk sa nagu avastasidki, et näed, see on täitsa minu. Oled sa nõus minuga? Jah, ma arvan, et see võib olla niimoodi, et kui ma ise niimoodi ei oska seletada, aga kui ise tõid praegu välja, et jah, et see võis olla tõesti niimoodi, Okay. et otsisin ise seda kirge või kuidagi. Aga see käis kuidagi nii automaatselt, et see ei olnud umbes niimoodi, nüüd ma otsin kirge. See oli lihtsalt kuidagi niimoodi, et kuna ma olin nagu spordiga seotud, siis ma kuidagi lihtsalt sattusin sinna vaatama neid YouTube videosi, kuidas tugevad mehed trennida ja siis ma mõtlesin ka, et umbes tahaks ka selline olla või siis tahaks vähemalt tugev olla. Et see oligi nagu see, mis nagu hullult köitis. Kui me räägimegi tänapäeval, ma ei tea, Arnoldist või kellest iganes, meil Eestis on võib-olla Ott Kiivikas või kes iganes, nad on enamasti nagu kulturistid, aga tegelikult nad on ka päris nagu tugevad, et ega nad nõrgad ei ole, on ju. Siis, kui me räägime näiteks Arnoldist ja natukene lähme sellise nii-öelda negatiivse nagu mõtte peale, siis see ei olnud hiljaaegu. Arnoldi karjääri nagu lõpus tuli välja see, et Arnold on ka mingitel perioodidel nii-öelda ka dopingut manustan, et mingid teatud ained võib-olla, mis tol hetkel oli nagu keelatud ja nii edasi. Kas sinul näiteks või üleüldse Eestis tead sa mõnda, kes on samamoodi, võtame näiteks küsima otsa, et kas sulle näiteks on pakutud kuskil või tead sa mõnda inimest, kes on sellega päris nagu kõvasti näppu lõikanud ja ikka läheb seda samad teed pidi? Ma tean inimesi, kes võtavad, et kindlasti ma olen ainus inimene, kes teab, kes võtab aga ma ei oska öelda, ma ei oska niimoodi küll välja tuua, et kedagi, umbes, kas oleks nagu... Täpselt ei ole. Jah, ei, loomulikult, et kes oleks endale niimoodi näppu lõiganud sellega nii võtta. Kui täiesti aus olen, siis ma väga palju ei suhtlegi sükeste meestega. Loomulikult on varasematel aastatel, kui ma alustasin, siis ikka käidi ja küsiti, et mis rohu peal oled, mis putru sööd on ju. Vahest küsitakse siiamaani, mis putru sööd, aga mina võin nagu täie kindlusega öelda seda, et ma ei ole nagu elu sees midagi nagu manustanud, proovinud. Dopingu kontrollid näitavad juba seda oma juba, et kuna ma olen käinud 13 korda testis, kõik on olnud korras, siis ei olegi nagu midagi nagu rääkida. Aga kas pakutud on? Niimoodi kandiku peal küll ei ole umbes, et kuule, Aleks, et tule võtta nüüd, et teeme sinust veel tugevama, kui sa praegu oled. Ei, sükst asja ei ole küll olnud, et jah, ma ei ole ausalt, et ise ka nagu huvi tundnud. Kui ma olin võib-olla noorem, eks ju, ma olin seal 14-15, mis on tegelikult ju noorugi kohta on siuke väga õrn iga, on ju. Noored on väga mõjutatavad, on ju. Et siis võis olla siukse momente küll, kus ma mõtlesin, äge, prooviks, on ju. Aga mul on nagu väga suur õnn on olnud ka minu treeneritel, et ma sattusin õigete treenerite juurde, et see sõltub mõnes mõttes natuke treenerist ka. Et see on tegelikult treeneri töö ka sulle selgitada, et mis asi see on ja mis ohud sellega kaasnevad, on ju, et miks, et mitte seda võtta, on ju, esiteks ja et seda sporti nagu teha üldse puhtalt. Et ma olen nagu oma treeneritele väga-väga tänulikud, kes mind siis võtsid nagu oma hõlma alla ja suutsid nii-öelda ka täiesti puhtalt mind viia nagu sinna, kus ma olen. Et jah. Kui me vaatame siin, toomegi näite, et see on kõigest arvamus, keegi ei pea selle, ma loodan, et keegi ei solvu selle peale, kellegi ei teki sellest mingid asju. Et kui me vaatame näiteks meie siin neid avaliku elu tegelasi, näiteks võtame Ott Kiivika, kindlasti, temast räägitakse iga päev midagi, kui sa lähed poodi, sa kindlasti näed Ott Kiivikat ja nii edasi. Mis sa arvad, kas tema on patust?
ma ei kujuta ette, ma ei oska öelda, see on, ma ei usu, sellepärast, et esiteks nagu, ma ei tea, mina arvan nagu seda, et kui ta oleks patustanud, siis ta ei oleks praegu nii väike. Okay. Mina nagu arvan seda ja ma ei oleks ise ka nii väike praegu. Ma oleks 100 korda suurem, kui nii võtta. Ei tea, ma arvan, et ei ole. See mõttes, ma ei tea, mis toimus 90-ndatel, on ju, aga ma ei usu. See mõttes, neid, igaüks võib ju rääkida, mida ta räägib, on ju, aga jah, ma ei usu pigem sellesse. Ma arvan, et ta on aus mees on. Et ma tunnen ja Otti isiklikult ka ja ma ei usu. Pigem on ei ikkagi. Ja ma mõtlesingi nagu seda küsimust küsida sellepärast, et ma arvan siiski, et hästi palju on ka sellised avaliku elu tegelasi, kes tegelikult, nad feigivad oma olemusolu, et nad ei ole reaalsed, nad ei ole tõelised, et nad kindlasti räägivad võib-olla kaadrites nagu ühte ja tegelikult selja taga teevad teist. Oti puhul ma tõingi selle näite, sest ta on üks ainukestest nendest inimestest, kes tõesti tegeleb sellise alaga ja keda meil on nagu näiteks tuua. Muidugi, mina arvan, et on väga aus mees, nagu, et vahet ei ole, mis ta siis teeb, äri või kulturism. Ja tema on ju samamoodi käinud ju pidevates dopingukontrollides, kõik on korras olnud, on ju, et osad inimesed muidugi võivad siin väita, sul, ma ei tea, õnnestub seal petta ja mis iganes on, et dopingu seda proovi ninapidi võtta. Aga kuna ma olen ise ka nii palju käinud neid proove andmes, siis ma ütlen nagu seda, et seal ei anna nagu petta. Et ma ei tea, mis asja sa pead tegema, et nüüd seda ära petta siis. Okay. Et need ajad on pigem möödas, et see dopingu kontroll on läinud ikkagi niivõrd efektiivseks. Et võib-olla seal suusatamises, eks ju, siin olid vahepeal tormised ajad, et selle veretopinguga vaata nagu andis ära peita, aga sul peab olema ju jõhker arstide tiim taga, sul peavad olema venad, kes hoolitsevad selle eest ja see ei ole odav lõbu nagu. Et, ja pigem püsi puhas nagu ja ma ütleks nagu seda, et kui sul ei ole nagu kuidas öelda, ei saa öelda, kas sul on nagu antud või et oled sa nagu andekas, seal on kindlasti see raske töötahe ka taga, aga mõnes mõttes saab ikkagi öelda, et kui ei ole nagu antud, siis lõpuks ei olegi nagu antud ka seda. Pead leppima sellega, mis sul on antud. Jah, et ikkagi, kui sa oled seal 10 aastat näiteks suusatanud ja sa ei ole mitte kuhugi jõudnud, 15 aastat suusatanud, ei ole mitte kuhugi jõudnud, siis järsku peaksid sa midagi muud kaaluma. Võib-olla peab midagi muud kaaluma või lihtsalt ongi see, et sa ei olegi nagu see, ei ole võib-olla see, ei ole sulle antud võib-olla see suusatamist seda. Muidugi seal maailma tasemel käib ka veel suuremad mängud, on ju, et see dopingu tarvitamine on niisugune väga, väga lai ja problemaatiline nagu teema igal pool, et ja mul on nagu hea meel, et selle vastu nagu võideldakse ikkagi, et tehakse nagu puhas sporti. Ma olen pigem seda meelt, et puhas sporti nagu teha. Et jah. Pole mõtet oma tervist rikkuda. Jah, ma ei tea, ma ei oska nagu kommenteerida, et nii lihtsalt võib-olla tõesti, jah. Kui küsida meie nagu podcasti kohta, siis meie podcasti nii-öelda tavapärase küsimuse, siis kuna podcasti nimi on Samm vabadusse, siis ma küsin, mis sinu jaoks nagu see vabadus on, et mõni inimene ütleb, et tema jaoks on vabadus, et jah, kui ta saab päev otsa Netflixi vaadata, kellel on finantsiline vabadus ja mis iganes muu. Kuidas sina oskad seda defineerida? Mis on sinu jaoks vabadus? Ma arvangi, et vabadus ongi ju pigem ongi see, et kui sa saad teha seda, mida sa nagu tahad või seda, mida sa unistad, on ju. Ja praeguses maailmas kuidas kellegile on ju, aga praegu on ikkagi nagu niimoodi,
et kui sul ei ole nagu finantsilisi vahendeid, siis sa ei saa ka väga palju asju endale lubada. Ja siis ma pigem nagu ütleksingi see, et noh, päris vabadus oleks minu jaoks see, kui ma oleks nagu rahaliselt vaba ja saaksin teha nagu mis iganes tahad. Et raha annab ka ju vabaduse, raha annab sulle võimalused, ühesõnaga mingid asju nagu enda elus korda saata. No, muidugi on ka see, et kuidas kellelegi, et mõnel on ka vabadus see, et ma ei tea, käib tööl ja teeb oma mingid hobisid ja elab vaikselt, et kuidas kellelgi need ambitsioonid nagu on. Et jah, ma arvan, et see vabadus võiks olla see, et sa saad teha igal ajahetkel seda, mida sa tahad ja millest sa nagu unistanud oled. Et ma arvan, et see võiks olla siuke nagu vabaduse tähendus siis nagu minu jaoks, jah. Okay. Kui küsida siis ka nagu sedasi, et kui palju on sinu nagu ütleme selle sportlaskarjääri jooksul või üleüldse nagu elu jooksul olnud nagu selliseid suuremaid nagu ebaõnnestumisi ja mida sa nagu nendest nagu õppinud oled üldse, et kui, kas pigem sa vaatad tagantjärele nagu sellele, et jumal tänatud, et ma seal ebaõnnestusin ja õppisin nendest asjadest või on ka mingeid asju nagu, mis on sind väga jõhkralt nagu põlvili peksnud ja ikka kõvasti kätt riivanud nii-öelda? Ma ei kategoriseeriks seda üldse niimoodi, et kas see on nagu minu suurim ebaõnnestumine või on see väiksem ebaõnnestumine, et neid ebaõnnestumisi juhtub niikuinii läbi terve elu, on ju, et see on siuke paratamatus mõnes mõttes, et muidu ei õpigi, ma arvan. Ja ma ei võta neid ebaõnnestumisi üldse niimoodi, et mis on nagu suurim ja mis on väiksem, et see on pigem nagu siuke, ma ei tea, pigem võib-olla ma olen hästi optimistlik või kuidagi, aga minu jaoks nad on kõik lihtsalt nagu ühel pulgal, et tegin mingi vea, õpin sellest ja lähen edasi lihtsalt, et ma ei oska siin niimoodi välja tuua, et mis on minu nagu ma ei tea, kõige suurem ebaõnnestumine. Ma arvan, et minu peas siukese asju ei ole nagu kõige suurem ebaõnnestumine. Ma arvan nagu niimoodi. Et jah. Et see on nagu minu selline nagu lähenemine. Et ma ei tea, see on jah, kuidagi on lihtsalt niimoodi, et pigem su pea ei mõtle sellele, et see on nagu läbikukkumine või et see on midagi negatiivset, vaid pigem sa võtad selle kohe sellest kogemusest kinni ja liigud edasi. See on elu, see on lihtsalt nagu juhtus on ju, minu nagu põhimõte on see, et peaasi, et sa teed midagi head, on ju, et kui sa teed mingi peaasi, et see ebaõnnestumine ei oleks nagu niimoodi, et keegi saaks sellest nagu halba ja et sa ei kahjusta kedagi, on ju. Et see on nagu see, et kui selle on nagu saavutanud enam-vähem, siis on nagu kõik korras. Kui ma ei ole kedagi kahjustanud, ma ei ole kellegi halba teinud ja see oli nagu minu vea tõttu, ma ei tea, ise endale tegin mingi lolli vea, et siis see on okei, elu läheb edasi ja õpime sellest ja juhtu nagu midagi. Meil tänapäeval on hästi palju ikkagi nagu räägitakse sellest, et kuigi jah, me inimesena nagu me ei võta tegelikult see on juba vaieldav, et mõned inimesed võtavad need ebaõnnestumisi väga nagu tõsiselt ja mõned nagu sinagi viskad, et lihtsalt endast mööda, see on kogemus minu jaoks, siis tegelikult mida ma nagu mõtlesin ja mida ma tahtsin küsida on see, et ikka jätkuvalt on meil, kui võtame kas või meie nagu sotsiaalmeedia või üleüldse mis platvormi, ükskõik millest me räägime, siis jätkuvalt on väga palju neid ikkagi nagu pahatahtlikke inimesi, kes tahavad, et see just nagu ebaõnnestusi, kes tahavad hommikul ärgata kella 10 aeg, võib-olla leida sind kuskil üles, saata sulle sõnum, et sa oled ikka haige värdjas ja sa oled ikka, sul on ikka midagi viga ja sul on see kole ja too on kole. Kui palju nagu sinu võib-olla sellise sportlaskarjääri jooksul või üleüldse elus ja kas sa üldse oled nagu selliseid asju nagu tähele pannud, kas on sul ka olnud selliseid
pigem kas noh, kes ütlevad, et kurat, et sa pead ebaõnnestuma ja sa oled see ja sa oled too ja nii edasi. Kui palju selliseid olukordi on olnud ja kas on? On ikka öeldud ju näiteks kas seda, et kui ma jiu-jitsuga alustasin, et Alex, kuule, see ei ole sinu jaoks, et ära umbes, et sa oled ikka jõutõstmises kõige parem ja et umbes, et niikuinii sa, ma ei tea, umbes failid seal täiega ja eks neid ütlejaid oli, aga minu jaoks oli see, et mis asja, mulle meeldib see, mis ma teen ja teen seda. Et ma ei tea, see on kuidagi siuke tuleb teha süda kõvaks ja teha lihtsalt seda, mis sulle meeldib ja need, kes on nii-öelda heitereid on alati nagu selles, et sinna ei ole nagu midagi parata. Neid ütleme vihkajaid või siis need, kes soovivad sinu läbi kukkumist, on ju. Et need on kogu aeg, neid on lihtsalt ja ei ole midagi teha, et pigem nagu ole sellest üle. Loomulikult on vahest jääb sulle võib-olla halb tunne ja keegi ütleb sulle halvasti, aga ma ei tea, võib-olla ma olen siuke inimene, kes lihtsalt kuidagi laseb endast mööda see. Ma arvan, et pigem ei tohiks võtta endasse seda. Et sa küll märkad seda selles suhtes. Võtad teamiseks võib-olla, võib-olla ütled midagi vastu ka vahepeal, aga pigem nagu on see, et ei ole nagu mõtet jääda nugrutsema selle peale, kui keegi lihtsalt, ma ei tea, heidib sind ja ma ei tea, ütleb sulle, et sa ei saa hakkama ja see ei ole sinu jaoks ja siis ongi selge see, et sa ei peakski nende inimestega üldse nagu suhtlema. Pigem suhtle nendega, kes tahavad sulle head, sina tahad nendele head, on ju, ja kes aitavad sul nagu edasi viia või aitavad sind nagu ka edasi viia et elus. Ja see ongi see seltskonna valik, et kui sul on juhuslikult kes iganes meist ongi mingid sükest inimesed nagu tutvuse ringkonnas, siis ma arvan, et ta ei olegi üks õige hea tuttav, et pigem nendest hoiduda nagu. Okay. Et nendel heiteritel tuleb nagu vahet teha, et võib-olla on lihtsalt mingi sõber, kes nagu ütleb ja tahab sulle nõu anda, aga see on jälle kuidagi teistmoodi. Okay. Ehk jah, kõigil on neid nagu selliseid heitereid ja kõigil on neid inimesi, kes ütlevad, meeldib kohe kurat ära öelda, et kuule, sa oled ikka kehv inimene ja ma olen täitsa nõus sinuga ja samas tuleb ka neid mõista, et võib-olla ma ei tea, kuidas sina nagu suhtud nendesse, et mina olen nagu mõtlenud sellele, et jah, et võib-olla kurat jumal teab, et jah, et samas võib-olla selle inimesel oli kehv päev, on ju, mina jäin talle ette jällegi, on ju, et ma ei võta seda ka väga tõsiselt, kuigi see on minu jaoks ka samas nagu vale koht, et kui tal on halb päev, siis miks ta tuleb mulle sitasti ütlema, eks ole. Või siis pigem, ma olen ka mõtlenud seda, et äkki tal on endal siis midagi viga, äkki ta ongi selline natukene ebanormaalne, et talle meeldib seal käia kuskil kõiki nagu nurka suruda. Kuidas sina nende kohta nagu ütleksid või kuidas sa nii-öelda enda jaoks mõtestad selliseid inimesi? Oled sa kunagi mõelnud selle üldse? Võib-olla ei ole jah. Niimoodi, ma ei oska öelda. Kas pigem oled mõtlenud, et okei, las ta ütleb siis seal, et ma olen värvides või mis iganes, tal on endal midagi viga. Kas selliseid asju oled näiteks mõtlenud? Ei, selliseid asju olen ikka mõtlenud ja ma olen nagu, kui peaks juhtuma niimoodi, et tekibki mingi siuke moment, et on nelja silma all või mis iganes, üldiselt ei tulda päris niimoodi otse nagu ütlema, on ju. Aga kui siuke võimalus on, siis ma pigem prooviks seda inimest aidata nagu, prooviks selgitada ja küsida nagu, mis värk on. Miks sa nagu arvad niimoodi ja miks nagu nii on. Proovid mõista teda? Proovin mõista, aga kõik ei jää. Kõik ei saa mõista võib-olla ja alati ei õnnestu ka. Nagu, Aga kui me võtame spordi, on ju, kui palju on tuldud või on öeldud kuskil seal samamoodi selja taga, et kurat tavai, et nüüd see Alex läheb ja ta kukub läbi ja ta peab minema ja püüdnud nii-öelda süstida sinusse seda nagu ebakindlust. Kas selliseid inimesi on olnud või pigem on kõik nagu võistlustel olnud selline respektiga ja nagu toetanud üksteist ja nii edasi, et kuidas tõstmises nagu on. Meil siin
ennist paar podcasti tagasi käis külas Hans-Christian Ausenberg, kes on Eesti kergejõustiklane, tema ütles, et kergejõustikus on küll enamasti see, et jah, et enamasti on kõik nagu sõbrad, kui me konkurentidena üksteist võtame, et siis on jah, kindlasti, kes nagu natukene togib, kes mitte, aga keegi ei tule nagu otseselt sulle ütlema, et kuule, et sa ei saa hakkama ja sa püüavad nii-öelda seda ebakindlust nagu alla suruda. Kuidas tõstmises on? Kas on tõstmises pigem ka selline, et on nagu, püütakse nagu rahu hoida ja üksteist nagu suruda, et mine tee ja pane hullu või on ikka neid ka, kes tulevad mitte kas otse, vaid kuskil ka 10 meetri kaugusel ütlevad, et kurat, et ta ei tee ära ja ta on sedasi. Eks neid on ikka olnud ja, et naljakas ongi see, et väga otse sulle ei öelda, aga ikkagi selja taga nagu räägitakse, et seda tuleb ikka ette, igal pool tuleb seda ette, aga ja ütleme sükse, sõbralikke lõõpimisi on niikuinii, et see on normaalne, siuke nalja tegemine vahest käib, et sellest tuleb ka nagu aru saada, aga ma ütleks, et pigem see spordimeeste seltskond on ikkagi üldiselt on selline, et kus ikkagi pigem on hea meel teise saavutusele ja ikkagi toetatakse üksteist ja see lõõpimine lõõpimiseks, et see on nagu siuke pigem siuke sõbralik nokkimine vahest üksteise kallal, et see on nagu okei. Et jah, ütleme siuke väga negatiivseid momente on jah, pigem siuke nagu otse sulle keegi väga ütlema ei tule, et kuuled sellest hiljem kuskil selja taga, et keegi räägib. Et jah, aga üldiselt jah, spordimeeste seltskond, mina arvan, et on siuke pigem soovivad üksteisele head, mina vähemalt olen küll selline, et ma ei tea, miks ma peaks soovima talle halba. Mul on küll nagu hea meel, kui konkurent võidab ja seal ei ole mõtet ju viha pidada. Järelikult olid sina täna nõrgem ja teisi rohkem trenni või tee midagi paremini, et sa võidaks teda järgmine kord. Et nii on. Okay. Kui tulla vaikselt hakkame siin juba otsi kokku tõmbama, aga mõned küsimused on mul sulle veel, et kas sa pigem oled nagu või mida sa oskad ka teistele nagu soovitada, et kas sa pigem inimesena oled nagu selline eesmärke püstitav või sa pigem püüad nagu iga päev samm haaval kuidagi paremaks minna ja ei mõtle nagu sellele, et kurat, et mul on nüüd see eesmärk, et ma tahan nüüd 100 kilo seal rohkem kükkida või mul tuleb nüüd see konkurent, et ma pean ta kindlasti pean ta juba ära väänama või mis iganes või pigem on need eesmärgid väga kasulikud, väga vajalikud. Kuidas sina oskad nagu öelda ja kuidas sinul nagu see käib? Ma arvan, et eesmärgid on väga vajalikud, nagu eesmärgi püstitused ja nii-öelda siuke mõnes mõttes unistused, eesmärk, unistus, ma ei tea, peaaegu sama asi võib-olla. Jah, ma arvan, et eesmärgid on nagu siuksed väga vajalikud, sest muidu lihtsalt ujuksid kuskil sihitult nagu ringi ja jõuakski võib-olla kuhugi, et spordis samamoodi mul on jätkuvalt nagu eesmärke ja ma püstitan neid, kirjutan isegi üles vahepeal võib-olla. Et selleks aastaks võiks olla näiteks niimoodi ja üldse elus, et neid eesmärke on väga palju nagu. Ja ma arvan, et tulebki püstitada eesmärke ja panna mingisugused suunad endal paika, kuhu sa nagu jõuda tahaksid. Et see ongi siuke hea verstapost, kuhu nagu püüelda. Et ma arvan, et see on väga oluline asi nagu. Millised eesmärgid sa enda jaoks siis püsti oled pannud, et mida siis sinult oodata veel nagu tuleks, et mis siis tuleva 10, tuleva 15-20 aasta jooksul, kas nüüd tõstmises või võitluses või kas või ka nagu personaalelus, millised eesmärke oled püstitanud ja mida tahad saavutada? Vaikselt püüdlen nagu selle rahalise vabaduse poole on ju ka, aga eks see on siuke protsess, mis võtab nagu aega. Spordis samamoodi, näiteks jiu-jitsus, et ikka järjest paremaks saada ja rohkem medaleid on, et võib-olla õnnestub ka seal, kes teab, oleks väga kena, kui ma suudaksin selle ära teha. Kui ma ka ei suuda, ei ole midagi katki on, et ma olen vähemalt üritanud,
kas siht on ka UFC-le või? Ei, seda sihti veel ei ole, et see pigem seda ei olegi, sellepärast, et UFC on ju, noh, ta on siuke asi, kus ma oleks pidanud seda alustama juba 10 aastat tagasi. Et vanus on juba selline, et ma arvan, et selles suhtes ma olen pigem hiljaks jäänud. Et see UFC tase on niivõrd kõva seal, et ma pigem naudin lihtsalt seda, kui ma saan ise seda ala proovida. Võib-olla jah, kui nüüd nagu eesmärkidest kõnelda, et siis on endal ka plaanis minna siis nagu MMA puuri. Võib-olla see aasta, võib-olla järgmine aasta, et vaatab, kuidas ma nagu suudan ennast nende nagu MMA trennidega nagu vormi viia. Aga see on ka üks eesmärk, mida ma tahaks nagu proovida lihtsalt juba proovimise pärast, mis tunne nagu on siis nagu nii-öelda seda MMA-d teha ja võistelda nagu. Et mõista nagu rohkem seda ala. Et telekast on hea vaadata ju, et sa ei ole kunagi nagu USC-s või noh, kuskil või MMA-s puuri selle üldse võistlenud, vaatad, seal vennad võitlevad on ju ja jube äge ja lahe, aga kui ise teinud ei ole, siis tegelikult sa päris lõpuni ei mõista seda. Et üks põhjus oli, miks ma nagu boksis ka võistlemas käisin paar korda, oli lihtsalt see, et lihtsalt teada saada, mis tunne see päriselt nagu on seal niimoodi ringis olla ja nagu võidelda. Ja siis ma sain teada. Ja sa päris palju saab enda kohta ka nagu teada, et milleks sa nagu suuteline oled. Ja MMA on võib-olla üks eesmärkidest ja samamoodi jiu-jitsu, mis nagu MMA-ga läheb väga palju kokku, et jiu-jitsu ehk siis lukumaadlus on nagu üks MMA ükstest tugevatest alustaladest, et sa pead nagu oskama seda. Kui seda ei oska, siis sul on nagu üks instants on nagu puudu lihtsalt. Et see MMA on niivõrd ja tavaelus siis see rahaline pool ja on mõningaid eesmärke veel äkki tavaelus midagi oled millelegi mõelnud või pigem see on siuke ainult ettevõtlus näiteks et vaikselt tegelen ka sellega ja see on küll lapse kingades aga vähemalt kasvi teha hästi pisikesi samme nagu selle jaoks kui mitte üldse, kui sa üldse ei tee, siis lihtsalt sa ei jõuagi juhugi, et nagu vaikselt kas või ja küll mingi päev see koidab see vabadus võib-olla, mida sa otsid, et peab lihtsalt proovima nagu üritama. Kui nüüd lõpetuseks, mis ma veel küsida tahan, on see, et mida sa oskaksid siis nagu soovitada ka nagu nendele vaatajatele või noortele, kes tahaks ka võib-olla mingi spordiga nagu saavutada midagi või inimesena nad küll nagu võib-olla proovivad, üritavad, on ju, igapäevaselt teevad tööd selle nimel, võtame võib-olla ka mõni noor, kes näiteks on tõstja praegu ja tahab samamoodi, kurat, et ma tahan sama palju kükkida, kui kurat Alex kükkis ja nii edasi. Mis on need väiksed võib-olla nagu sellised, kuidas öelda, tipid või nagu nii-öelda siis, kuidas siis öelda, sellised väiksed nagu väiksed reeglid, mida siis iga üks võiks nagu teha, et midagi enda jaoks nagu suuremat saavutada või millegis nagu läbi lüüa. Mis sina arvad? Alla ei tohi anda. See on see üks ainuke reegel. No põhimõtteliselt jah, et alla ei tohi anda ja ei eks neid on veel, et siin ongi see, et tee seda, mis sulle meeldib nagu. Ja kui sa ei tea, mis sulle meeldib, siis pead proovima igast asju. Kuni lõpuks leiad selle, mis meeldib. Et mina soovitaks nagu noortele näiteks seda, et nagu spordivaldkonnas ka, et kui nad käivad nagu kuskil erinevates trennides ja proovivad ja näiteks, ma ei tea, käib maadlemas ja ta lihtsalt, ma ei tea, treenerid ütlevad talle ja ta ise ka näeb, et jube hästi tuleb välja, hullult nagu hea aine. Siis jumala eest võta kinni ja tee seda ala nagu, et kui sa nagu ise ka näed ja teised näevad, et see on nagu sinu jaoks, siis tee seda ja kuidas öelda, ära anna alla, jah, proovi midagi saavutada nagu. See mõttes, et vähemalt olen nagu üritanud, on ju. Et ei ole lihtsalt kodus passin 4 seina vahel mingi, ma ei tea. Netflixi vaatan lihtsalt, et see on ma arvan, et see on peamine, jah. Täitsa, jah, ma olen täiesti nõus sinuga, et ole järjepidev, ära anna alla
sa järjepidev selles mõttes, et kuni sa nagu saad aru, et kuule, nüüd on aeg nagu alla anda, et noh, kui sa võib-olla 2-3 aastat oled ja. Jah, no ongi nagu see, et kui tõesti ei olegi resultaati seal nagu täiesti ummikus, noh, siis tuleb kas targematelt nõu küsida ja kui see ka ei aita, siis võib-olla ei ole võib-olla spordi mõttes, võib-olla ei ole see ala sinu jaoks näiteks. Siis leia midagi uut. Et see on nagu niipidi, et jah, ei oskaks nagu rohkem midagi soovitada niimoodi. Selge. Kuule, aga suur aitäh, Alex, et sa tulid, et olid nõus minuga vestlema, rääkima natuke lähemalt. Kindlasti edu edaspidiseks nii spordis kui võib-olla kindlasti näeme sind veel tõstmises. Vaatame, kuidas sul läheb, elu näitab. Ja sulle, kes sa seda videot vaatad, pane kindlasti like, pane subscribe ja kohtume siis juba järgmises podcastis. Tšau, aitäh! Aitäh, tänan kutsumist! Kõmm! Nice! Noh, nüüd sul on pime juba uuesti.